Anto, Tallinna Kalevist täna kõige suurem karikas siit kevadkarika viimaselt turniiripäevalt tuleb sinu poistele Tallinnas. Kuidas sa poistega rahule jääd ja kuidas sa selle turniiriga rahule jääd? Turniir on väga hästi korraldatud, juba väga varakult võttis Steven minuga ühendust, et ta tahab sellist formaati luua, et Eestis ikkagi nagu A-taseme võistkonnad kõik. Ja ma olin kohe nõus, et ma muutsin oma isegi võistluse graafiku, et saaks siia tulla, et ma eriti tahtsin Paide uut halli näha. Ja mulle väga meeldis, et ta sai nagu väga hea tasemega turniiri siia kokku ja väga professionaalselt korraldatud. Et ajakavad olid väga varakult olemas juba, sa teadsid juba teha plaane, kuidas, mis mängijad kutsuda, et see oli väga hästi korraldatud turniir. Head emotsioonid Paides. Ja ütleme nii, et meil oli küll täna väga palju puudu, aga said teised võimalused, poisid võimaluse ja poiste pingutusega ma olen väga-väga rahul. Paide kevadkarikas 2025 on siis sellest korraks läbi saanud, lõpetasid siin nüüd just kõige viimased 2017 A. Päev enne seda oli siin 2016 A ja nädalavahetus enne siis 2015 ja 2014 A klass. Turniir oli kõrge tasemega, kutsutud osalema kõik kõige tugevamad võistkonnad Eestist ja proovisime hoida taset kõrge, mängisime kõvasti mänguajaga, et saaks väga palju mängida, väga palju häid mänge. Korjame siit veel viimased asju kokku ja proovime kuidagi nüüd veel puhata, et saaks järgmine suvine turniir ka sama kõrge või isegi veel kõrgema tasemega korraldatud. Turniirist lähemalt kokku osales turniiril 40 meeskonda, 4 vanuseklassi peale kokku. Kokku mängiti turniiri peal 100, ma ütleks, väga kvaliteetset mängu. Vaatama ei tulnud väga palju fänne, väga palju vanemaid, kellele me siis oleme paigutanud erinevad pingid, erinevad soojatoidu võimalused on. Treeneritele oli siin ka tasuta lõuna, muud asjad, võistkonnad kenasti ilusa pingi peal said siin istet võtta ja üldiselt üldse väga hea algus meie turniiride sarjale ja kindlasti paneme sama hooga edasi.